põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist, jalgpallistuudio jälle Roos stuudios, jalgpallisõber Eika, Eesti aedade parim ründaja Opi ja loomulikult Eesti parim jalgpalli ja ajadur Matu. Tere. Ma ei tea, kas keegi ütleb sulle Matu või? Otseselt mitte. Viimane aeg hakata seda sisse viima. Räägime siis täna MM-i veerandfinaalidest, räägime Eesti klubide euromängudest ja räägime natuke võib-olla vaatame MM-ilegi otsa ja hakkame siis enam-vähem kronoloogiliselt minema MM-i veerandfinaale pidi ja alustame siis loomulikult vabandusega. Kalveti vabandusminut alustuseks, et Prantsusmaa-Marokko mäng lõppes nii, et Prantsusmaa võitis 2-0, 60. minutil Kylian Mbappé 1-0, 66. Ousmane Dembele 2-0. Miks siis vabandusminut XG 3,69 versus 0,14 Prantsusmaa poolelt Mbappé raiskas penalti. Ehk Madis Kalvet, sina siis eelmist saates ikka ütlesid, et Prantsusmaa saab esimese tõsise testi, seal tuleb mängu küll. Ehk siis esiteks ootaks kõigile kuulajatele avalikku vabandust, et sa eksitasid neid taaskord. Ma räägin, meil on 3 lolli veest saates. Kuskil on 4 ka. Laua all kuskil, jah. Ja siis räägi siis, kuidas see nii läks, et kuidas Prantsusmaa nullis ära Marokko, mis on teie nägemus sellest? No selles mõttes oli nagu tegelikult nagu ootamatu. Vabandust. No, ma vabandan siis kõigi vaatajate ees, kes lootsid võrdsemat mängu. Aitäh. Palun. Et tegelikult oli kokku nagu ootamatu, et see kuidagi nii ühte väravasse mäng läks, et oligi tehti Marokol, ma ei tea, võimalusi tekkinudki, et siin on hästi palju räägiti sest Prantsusmaa ründeliinist, aga samas on jälle ju teistpidi on öeldud ka, et on tähelepanu jäänud just see prantslaste kaitse ja need poolikud, et kuidagi nad seal nad panevad need käigud kinni, et Deschamps on tegelikult olnud ju kogu selle perioodi jooksul väga pragmaatiline treener tegelikult, ega nad Prantsusmaa pole mänginud kunagi sükust mingit, ma ei tea, jube mingi lõbusat või väga atraktiivset jalgpalli, lihtsalt ees on lihtsalt nii head mehed, kes individuaalselt nagu teevad selle asja nagu huvitavaks ja põnevaks. Aga muidu just kaitsefaasis tegelikult on väga selline kompaktne ja see ongi raske läbi minna ja tuleb välja, et isegi headel meestel raske läbi minna. Kas Andres, kas kogu selle turniiri üks suurte märksõna on kuuluse rest defense. Ehk, mis laias laastus, eks ole, tähendab seda, et kui rünnakule lähed, siis eks ole jätta tavaliselt 5 alumist meest, ükskõik kuidas, eks ole, nemad on siis kohe valmis kaitsma, eks ole, nad ei lähe uljaks, eks ole, nende ülesanne on vastase rünnakud, kiirrünnakud kohe maha võtta. Natukene võib-olla kõigi suurte me ei näe ühtegi suurt meeskonda, kes siin väga uljalt jätaks tsoone vabaks, Prantsusmaa mõnes mõttes samamoodi, et isegi kui pall kaotati sul tegelikult enam Marokol neid käike ei olnud, et kas me oleme jõudnud kuulsasse ristef, saksakeelne, kuidas see saksakeelnes oligi? Gegenpressing. Restfeldschirund, et Sicherund, vabandust, Restfeldschirund, et see on siis, mitte rest siis ei tähenda mitte seda, et puhte kaitse, vaid siis teiste kaitse põhimõtteliselt, et ülejäänud. Kas selles võib üks võlu olla, miks me näeme väga palju skoore 2-1, 2-0, sellised suuri väravasadu? No jah, selles mõttes, et eks suured tahavad kohe palli kaotusele, et järgnevalt kohe mõne sekundi jooksul see pall tagasi võita, kes julgeb jätta 1-1 taga, kes jätab ühe ekstra mängija taha, see on nüüd küsimus, aga pigem juletakse nagu jätta täiesti 1-1, et võetakse kohe press peale 2-3 mängijaga, pallile lähimad mängijad panevad surve peale. Jah, ütleme, Argentiina teeb seda päris hästi ja kõik täpselt, kõik teised samamoodi, et ma ei ütleks, et see nüüd uus asi on, et see on pigem juba päris vana asi, aga keegi ei vaju ära, et antakse, kuigi Prantsusmaa teise poole algul tuli ju väga sügavale oma poolele, aga sa tead, mis neil ees 4 venda ootavad seda kiirust selja taha. Supervändu tegi, eks ole, mina ütleks koduse Tõue, vasakäär ja Tinje vasakkaitsjana. Aga ma arvan, see on taotluslik just. Ei, ma mõtlen, et et enne mängu, eks ole, Hakimi Dias, et see Marokko, selles mõttes oli lihtne meeskond, et nende
kodu ohtlikkus on paremal äärel, eks ole, teisel pool on mehed, keda pole kuulnudki laias laastus. No Masrui ikka seal ääres nagu ei ole ju. Parimast klubist. Masrui oli seekord oliti keskkaitsja, põles seal suure leegiga, et selle... kuulnud inimesed on temast. Aga ta ei ole vasakkaitsja, ma räägin, ta on näiteks keskkaitsja oli selles mängus eriti. Et paremal äärel on koduse kese ja tegelikult see tõue ülihoolas ei olnud kordagi tiimid nagu ei madanud maha, eks ole, põhimõtteliselt läks nurgalippu, ta oli vahel, ei läinud, Deschamps oli natuke turi käe, et tõue ei tulnud enda riietusruumi, vaid läks selle Hakimi ja Maroto riietusruumi kaasa, eks ole. No natuke liialdades. Et Rabiot, eks ole, sinna äärele väga hästi tuli appi. Et Prantsusmaa selline kaitseplaan, super, et ja kui tegelikult Maroto ikkagi kädistati ära. No seal ei olnud nagu tegelikult jah, nagu varianti selles mõttes nagu ei olnudki, et kuidagi mingi hetkeni nagu ootas, et nüüd nagu tuleb on ja siis kuskil teisel poolel mingi hetk said aru, et ei tulegi nagu, et see ongi nii nagu, et ikka nagu tavaliselt nagu ikka nagu mingi hetk tekib siuke nagu, ma ei tea, see eesti keeles ilus sõna momentum on ju, aga see on hea, mida näidatakse, nii et natukenegi mängib palli. Aga ei tulnud ja lõpuni ei tulnud, et see oli nagu selles mõttes tegelikult nagu suht ideaalne mäng on ja Prantsusmaa poolt siis nagu jah. Peale löögid siis 25, et XG lähes 4, et natuke isegi raiskasid. Bono on äge, Bono on põhimõtteliselt iga tork, keda mängib suurturniiril, siis sa, kui ei tead, siis sa arvad, et on maailma parim värav. No reaalselt vaatad, et kui sa ei tead, ma vaatan, et see on Barcelona esivärav või midagi sellist, et iga tork, kui teeb suurturniir, siis tassib ära, Mbappé esimene värav, see oli ikka jõhter. Dembele polnudki ruumi vaja, et oled vastas, ei ole vastas, vahet ei ole, ikka keerutan ümber sinna. Aga see on uskumatu, võtta, kui ta nagu selles mõttes ka tegelikult ei võtnud mingit mega hoogu selleks löögiks. Hästi väike paus oli vaja sisse ja samas ta lööb nagu penaltit, samamoodi ilma hoote, siis tuleb siuke plönn nagu. No seal ja seda juba analüüsiti seal telekas ka, et kas jah, nagu põles läbi selle aja surve. Ilmselgelt põles, on ju, ta oli ilgelt närvis nagu oli, ta oli närvis nagu. Aga ma ei tea, kas selline suur mängija laseb ennast, lihtsalt läks nii seekord. Ja siis Dembele, eks ole, teine ei olnud vähem kehv, et seal natuke aega läks, aga päris veenev oli, et selles mõttes üliveenev 2-0 võit, et selles mõttes päris ulme, et Maroko puhul kuulus tipuründaja, kelle nimi mul meelde ja see, kes vigastatud Saibari puudumine oli ka ikka, et see pall sinna ette üldse pidama jäänud, et see oli nagu täitsa lootus, et oleks võib-olla saanud mängu siis, et Maroko oleks Saibari olnud ja Prantsusmaalt Mbappet ei oleks, siis ei oleks mängu moodi olnud, et päris veenev. No seal võtab pingid teised mehed, seal ei ole väga vahet, seal on nagu neid, see on tood, ma ei tea, paned siis Dembele tippu ja tood seal Barkol või seal, ühesõnaga seal on nagu üks mees ära võtta, väga palju muuta, seal pigem peaks mingi 2-3 ära kaduma, siis võib-olla läheks nagu raskeks. Jah, et mingid sellised järged lapsusvead Prantsusmaa, Deschamps vist mingid, mul lihtsalt ei meelde, et see Kone ühe korra kuskilt keskjala suvalt selja tagant andis söödu niimoodi, tahtis vibra nagu ütleme põhjaeestlased, vibrasöötu ja põhimõtteliselt enda väljaku pooleli keskjaljal otse vastas jalale vastas, et said jootsma, ma arvan sellest hetkest kuni selle hetkini, kuni see peatreener vaatas, et okei, aitab küll, et sellest ei läinud väga palju mööda, et põhimõtteliselt sul on kõik asi nii kindla peal kui üldse, siis see Kone mõtleb, et annaks väikese võimalus ikka vastasele, et mingid sellised, et see keskväli kõik nagu toimib selles mängus vähemalt, et vaat ma ei tea, kas me võib-olla ülehindasime Marokot siin jamba peal, ei välist. Nojah, samas nad olid tegelikult hästi mänginud, et seal ikkagi Holland ära võtmine, samas Brasiiliaga hea mäng, et pluss veel see, et ju 4 aasta tagasi mängiti ka hästi Afrikas, nagu ollaksegi tegelikult ikkagi põhimõtteliselt kõige parem võistkond praegu, et ma arvan, ootus nendega seoses olid nagu õigustatud, aga ütleme jah, kui siin olen ka öelnud, et Prantsusmaa on nagu masin, on nagu kunagi Saksa masin, see on nagu lihtsalt nagu vaatad ja sealt nagu ei ole nagu nõrka kohtus, vaatad küll, et äärekaitsed on siuke aga tuleb välja, ei ole need ka nagu siuksed nagu head mehed ikka nagu. Mis on muidugi, mis Prantsusmaa ongi suured staarid, aga tegelikult mulle meeldib peale löökide jaotus, et seal on Mbappé ja Dembele 4,
oli see Toue 3 mõlemad ja siis ülejäänud alustajad kõik 1, välja arvatud Saliba. Saliba oli ainus, kes ei saanud ühte peale. Nurgaliselt pealt vahet. Täpselt. Põhimõtteliselt sul kõik need esimesed mehed sai 3-4 peale lööki. Pall jadub kõigile, et ei ole ta seda, et vaadatakse ühe mehe otsa, et tule, et hakka sina nüüd tegema. Et selles mõttes on kõik ilus. Jah, tõesti paistab väga hea välja, et ja hirmu äratavalt, kui sa oled kellegi teise fänn. Ja teised nagu underdogid on rohkem vastu hakanud, et prantslastele ja see Marokko nagu mitte ühte võimalust, mitte ühte... Võib-olla nemad äkki põlesid ka läbi, see kuidagi nagu läksid ootus oli liiga suur ja siis kuidagi tuli see reaalsus väljakul vastu ja siis see kuidagi tõmbas selle moti nagu maha, et ja seda on ka palju räägitud, hea küll on ju nii-öelda Euroopas jalkaharid saanud mehed, aga ikkagi need öeldakse nende nii-öelda lõunapoolset võistkond vastu, et kui nagu ei hakka nagu minema, kui see motivatsioon nagu kuidagi ära kaob, tuju ära võetakse alguses, et siis see nagu mängu jooksul seda tuju nagu tagasi ka enam ei tule. Ja seal nagu tundus, et seda... tuju polnudki. Tuju ei olnudki nagu ja seda ei tulnud ka ja nii oligi, jah. Hispaania, Belgia. Fabian Ruiz 30. minutil viis Hispaania ette, Charles de Ketelaere eluvormi tõusnud Belgia ründaja 41. minutil 1-1 ja siis... viigistaja selle MM-i supervahetusmees Mikel Merino 80. minutil Hispaaniale Ratsic võit XG 1,96 versus 0,34 ehk selline aus võib-olla võidu tulemuseks olnud 2-0, aga võtab Hispaania selle Ratsi ühega vastu. See on üks mäng, kus mina, veidi kultuuriminut vaata, mina näisin ikka nii merepäevalt, et Tarvuudi vaatamast ja tuju oli nii hea, et mina ikka ei jõudnud jalgpalli vaatama, kuigi oleks saanud, et oli selline, meil oli nii üleval peale sellist mõnusat trans-family, ma kuulsin sõna trans üle 10 aasta esimest korda, kui mõnus vaata. Mis see family seal juures tähendab? Ma ei tea, see kuulus Tarvuudi lava pealt näitas, et lasi seal muud soomemissiga fantast. Sellist heas meelolus, ütleme siis, kui oled jõudnud heas meelol, oli väga meelolutus ehk, mida öelda tahan. Teie peate siis rääkima, mis seal mängus juhtus, et Anders Ooper käis seda vaatamas Vabaduse väljakul. Ütles siis, mina pole Vabaduse väljakul veel jõudnud, kuidas seal on, et kas soovitad inimestele? Ja soovitan küll, et päris mõnus rahvast oli nagu laulupeol, et aga kõik oli viisakas ja ei, väga mõnus oli vaadata. Miks siis Hispaania Ratsic võit, mis seal juhtus? Ja Hispaania oli tegelikult selgelt üle, et see oli ainult aja küsimus, millal need väravad tulevad, et see Belgia üks värav väga tublit, üks võimalus, üks värav, et hästi tehtud, aga siin ei olnud kahtlustki, et see oleks pidanud võib-olla nulliga võitma Hispaania, minu silmis oli nad ikka peajagu ülena. Ma olen selles Andresega nõus, et ega seal nagu ütleme, see skoor kuidagi näitab, skoor kuidagi ilustab võib-olla Belgia esitust, et täpselt see oligi, et tuleme enam-vähem korra kasti ja siis kohe lööme ära, et see natuke sükke oli vastu mängukäiku see viigi värav. Ja kui siin Hispaania puhul mingites mängudes räägitud, võib-olla ei ole nii hea, et siis nad tegelikult ikkagi ütleme nii, et nad hetkel tunduvad, ma jälle luban, oi jumal, oota, Madis Kalveti garantii, let's go. Et kui keegi nagu Prantsusmaal vastu saab, et siis võiks nagu olla nemad, et võiksid et küll. Seal nagu ikkagi on, et nende kaitse on ka ikkagi hea olnud ja et kui kes neid nii-öelda Prantsusmaa neid asja seal pidurdama hakkab, et seal võiks olla potentsiaali, et niimoodi selleks, et mis on rattu sellest mängust silma, kui igal pool mujal, meil on ikkagi, ma arvan, et nii ühepoolset pallivaldamist siin suuremates mängudes kui 70 versus 30, ma statistiliselt ei ole näinud, et selles mõttes, et igal pool kõik veerandfinaalid, 50-50, isegi 80 finaalid, et paljudes kohtades oli üllatavalt see, et mina kui mitte mängu näinuna, siis ma saan aru, et kas ikka Tata tuli tagasi ei ütleks, et nii hull see asi oli, aga jah, palliga neile mängida meeldib, et see nagu on võrreldes eelmise EM-iga, et ikkagi Jamal ei ole nagu sellises vormis ja Nico Williamsit ei ole ka ääre peal, et kui nad 2 aastat tagasi ikkagi hästi palju kiirusega ikkagi lammutasid vastaseid, siis nüüd on Williams nagu ju täitsa vormist väljast, tuleb seal lõpus, teeb mõned minutid ja Jamal on ka rohkem nii-öelda söötmise peal praegu kui kiirusega ettevõtmisega, et selles mõttes ma arvan, eks sellepärast see Hispaania mäng on läinud jälle rohkem selliseks palli valdamiseks, mitte... Aga neil on probleem on tegelikult ikkagi rünnaku lõpetamisega, et see Oyarzabal ei ole päris
kelle peale nüüd loota saab, et lööb kõik ära, et Prantsusmaa nii-öelda rünnak on vähe konkreetsem ja seal need 4 ülemist mängijat võivad ükskõik, kes võib ära teha, et siin meil, ma ei tea, Jamal ei ole vormis, Olmo, ma ei tea, nii ja naa. Et ikkagi Jamali puhul ma arvan, on vaja ikkagi supermängu, et Hispaanial tekiks nagu mingi variant, et tema on üks koht, kus tegelikult Hispaanial oleks nagu juurde panna, aga nüüd ongi see, et kui palju ta selle turniiri käigus nüüd saab nagu paremaks, et siin on jälle mõned puhkepäevad vahel, nii-öelda jälle sellest vigastusest välja tulemise aeg on olnud siis pikem, et kas ta nii-öelda saab ennast rohkem käima, et teda on väga-väga vaja, et seda asja nagu kuidagi teravamaks ajada, sest tõesti mõtlen jah, nagu Eigo ütles ka, et see lihtsalt see vastase surnuks söötmine, see nagu ei toimi alati. Jamali saldo siis 23 peale lööki 1 värav, et ta selles mängus tegelikult seal, ma highlight'e vaatasin, siis väga palju oli see ma arvan, et Toomas Tuchel vaatas, et nagu minu ääred vaata, et ainult silmad lapid ette ja kuskil kehva nurgad peale vaata, et see mõttes mõnus. Paremate päevade Hendrik Ojamaa vaata. natuke milles on okei, et võit tore, et ma arvan, et ülejäänud mängud tekitasid võib-olla rohkem emotsiooni. Loomulikult 2 meest siit laua tagant ütlesid, et Norra läheb edasi ja mina ei olnud üks neist. Jälle taaskord siin meie vale arusaam, mis siis juhtus, mängisid Norra ja Inglismaa mängisid. Andreas Schelderup 36. viis Norra ette, keerutas ilusasti ristnurka, tõenäoliselt ei tahtnud näada, mis sa teed. Esimesel lisaminutil Jude Bellingham viigistas, normaalajal lõppes 0-0. Ei, vabaks 1-1. Mul on vaba päev ja tuan käsinud. Ma olen MM-ist väsinud. Mu unegraafik on täiesti pekkis. Kõik on see, et MM-ist juba läbi saada. Ma ootan juba seda aega, et saaks öösel magada. Ilus oleks. Sul ei ole ralvet. Kas sul ei jätta juba tekivad videos sellest, et öö läbi üleval magad siis, kui tahad sinu eas saata. Sul sinu eas siin need 3-tunnised hommikuned ei ole ju päris see enam. Kohe näost ära. Seda küll, et mingi laupäeva hommikul pühapa hommikul 7:30 magama, et see nagu, et see selles mõttes küll, mul lõin kokku, mul oli siis kas 8 või 9 ööd olin nagu nii-öelda, selles mõttes täismahus üleval, et kus sai hommikul 7 või 8 ajal magama, et selles mõttes jaa. Kusjuures üllatavalt nagu okei, tunnes, eile jaksin jooksma minna õhtul, et kui oleks, siin peaks ennustama, kes meie korruselt võib saada sellise südari näiteks siin lähipäevades, ma arvan, Madis Kalvet oleks meie siin mõnesaja Delfi inimese seas hetkel number 1 kohal, vaata. Sinu raskes keskeas ikka niimoodi, sellise unegraafika, see on eluohtlik. Meie nagu metsavull, nagu ütles kunagi. Saaremeest mingi unetu tööd ei murra õige. Jude Bellingham 93, 2-1 võit, sai siis Inglismaa lauldi siis Oasist loomulikult, Manchesteri kuulsa bändi, siis loomulikult Jude'ile tehti siis kuulsa Liverpooli bändi Beatlite Hey Jude'i. Päris äge. Tosi Inglismaa fännide asi on ainus asi, mis on tore seal Inglismaa koondise juures olgemaks. Aga, mis me öelda tahame, et seal on kõike muud asja on ka, millest rääkida. Alustame sealt. Andres Ooper. Esimest korda tuli mäng, kus Haaland jäi nullile. Haaland jäi nullile nii, et ta sai mängus 2 pealelööki ja ta ise ütles ka, et kuskil teise poole keskel juba täiesti süsi, et toonu maailm oli, et what the fuck, Stahles Sulbakken, sa võtsid Haaland välja ja Sulbakkeni tõdemus oli jah, et see oli viga, oleks pidanud ta võtma varem välja, kui lisa keskel, et see jäi nii hiljaks ja Haaland ise oligi aus, et lihtsalt ei jaksanud. Mis siis valesti läks, kas Sörlot ei söötnud talle? Räägime Haalandi väsimusest käivad, et Haalandi väsimus, et kas natuke liiga palju pidi Haaland sai küll selle 1 puhkepäeva, päris palju, kõik mängud 90 minutit, väga palju tassimist jooksmist, et kuskil lihtsalt keha ütles üles. No jah, eks seda saab ainult tema vastata, et ise ei ole pidanud niimoodi mängima tõesti 6 aega või 1,5 kuud peaaegu on ju järjest, et kindlasti see andis tema kehale tunda ja oli näha mängus, et ei olnud seda, kuigi
ka eelmises mängus ju, kui palju ta liikus, valis oma momendi, läks ja ründas, on ju, et arvaks, et see ei võta temalt energiat, aga võtab küll, et kogu see kaitsetega võitlemine, tegelikult koha eest võitlemine, saada need löögipositsioonid, see võtab oma jagu energiat ja mentaalselt ka kindlasti, ma usun ja mida ma arvasin ennem mängu, et inglased saavad taga hakkama, Inglise kaitsed on paremad ja saavad, ütleme, Haalandiga paremini hakkama, kui Norra kaitsed saaksid Bellingami või Keiniga hakkama ja nii oli ka. No ma ütleme nii, et kui ma räägin, John Stones alustab, mul oli let's go, vaatasin Haalandile juba natsa ära kirjas ja isegi sellisel juhul, et ise John Stonesi vastu, kui sa ikka väravati löö, siis on aga ta klubikaaslane teab täpselt, mis tegema peab, et eks teda osati töödelda kindlasti, mida me ei näe isegi võib-olla pildis nii palju, et aga jah, ta oli tõesti passiivne või passiivsem või nagu nähtamatum. No eks ma arvan kokkuvõttes ju see ilm ka, kui sa oled siuke, ta ikkagi suur mees ja kui sa oled seal, ma ei tea, 35 kraadi käes päike paistab niiskus on meeletu. Poiss. Noh, et ühesõnaga, ma arvan see, ega ta võtab ikka keha nagu ma arvan suht tühjaks ja kui sul on ikkagi omajagu mänge veel all ka, et siis see taastumine polegi kiirem enam, jah. Itse oli 0,68 versus 1,04, et Norral 0,68. Võtame siis need peamiselt jututeemad ka läbi, eks ole, alustame sealt. Norrast võeti üks värav ära, kus Haaland lükkas vastast. Kas, ma annan nüüd variandid, ma ei tea, Skalets, kas oli õige, et sealt võeti viga või jalgpall on nii eidestunud, et põhiliselt enam ei lubata üldse füüsiliselt mängida, No ma arvan, et oli õige, et võeti viga puhtalt sellepärast, et kuna ta lükkas kahe käega, oleks seal ühe käega siuke lüke väsi olnud, siis ma arvan, poleks võetud just see kahe käe lükkamise liigutus. Kas see ei olnud nii pehme kuttumine? Kokkust oligi, kukkumine oli pehme, aga mõtlen, lihtsalt see, et sa kuidagi kahe käega nagu silm nähtad lükkad, see jääb silma, lihtsalt ta nagu nii-öelda, ta oli visuaalselt nägi nagu halb välja. Aga see oli nii teatraalne. Muidugi oli. Ja siis me hakkame võtma, nüüd ongi see kohtuniku hall ala, mis ei olnud üldse vale, et jah, seal oli viga, ma olen nõus, aga kui palju teda kaitse nagu töötlevad, hoiavad kinni ja siis nüüd ühe korra umbes mingi vend viskab ennast pikali, et aga ma ei saa mööda vaadata, et see oli viga. Kokkus ma arvan ikkagi Haaland ise nagu natuke nagu käitu, selles mõttes tegustas valesti, ja küll ta ütleb, tema vast tehakse ka, aga kui sa teed nagu nii silmnähtava liigutuse. Aga see ei olnudki võib-olla isegi mitte tema tegi, vaid teine vend nagu meeldib, see on nagu Kossus, vaata, pannakse plokk ja siis visatakse ennast pikali. Jah, aga ütleme kokku, et Haaland andis selle võimaluse ikkagi. Ta andis selle võimaluse. Ärme nii ja ma olen nõus. Enne väravat. Kumba? See oli enne see kui oli Kaabli story. Kaabel 1-1, jah. Kaabli story oli see väravat. Nüüland lõi palli välja, pall troppis justkui maha ja nüüd kogu maailm jätkuvalt ei tea, kas ta räis vastu Kaablit või mitte. FIFA on veendunud, et ei käinud. No aga tal on ju palli sees sensor olemas. Sensor ütleb, et ei puutunud. Jah, aga seal ongi see, et mingites kohas ma lugenud, et see sensor veetavalt nii kõrgel ei tööta. On olnud mingid väited nagu. Ma ütlengi, aga miks me ei pane, meil on tänapäeva tehnikad, telekas on kogu aeg all väikses nurgas, nagu arvutimängus on see ekraan olemas, kas käib või käib. Mina olen jälle sinu vandenõuteooriad vist Kalvet ikka lükkat ümber, viimane asi, mida ma lugesin, oli ikka see, et sensor võtab ülevalt ja teiseks on see, et vaadati ka seda kaamera pilti ja kaamera ei köitnud, et miski ei viita sellele. Aga miks seda ei avaldata? Ja ta ütle lihtsalt, et väidetavalt siis lihtsalt palju oli see vint võib-olla. Et see on päris äge olukord. Aga miks neid pilte ei avaldata? Kokkuts on ka see, et palju FIFA on igasugust mingi asju, mis on kuulanud, et FIFA on teinud igasugust krappi ja jama ja täpselt ongi see, et Talleti vandenõuteooria et kui nüüd nagu FIFA midagi ütleb, on, et aga miks me peaks nüüd uskuma, kui nemad ütlevad, sest nad on igasugust jama nagu kokku. Sama see Palogunni, see kaart nüüd tuli välja ja see on ka mingi ühe Briti ajalehe väide, et see on distsiplinaarkomisjon peab kogunema, otsust teha, see oli, kas oli 14 liiget või 13 liiget, või sükast, ja siis tuli välja, et see komisjoni esimees oli otsus võtnud vastu ainuisikuliselt, ülejäänud seltskond ei teadnud mitte midagi, et see otsus tehtigi nagu. Vaat õige. Et siis ongi see, et me nüüd midagi ütleme, et siis järelikult nii ongi, et mina küll usun. Aga kokkuvõttes on see, et seal on näha see palju nagu sama seal ju ka see
Anderson, kelle jalge, et see pall kukkus, ta polnud ilmselgelt valmis, see pall tuleb kuskilt, on, et pigem see tagapoolne, et keskkaitse toos, et me hakkame nüüd palli pärast võitlema, on, aga kuidagi kukkus seal 10 meetrit varem maha või isegi rohkem nagu varem maha. No, aga tehniliselt on ju nii lihtne teha seda, et pane see väike pilt alla jooksma. Ei, no ei, vahet, sulle sa ei taha seal seda pilti korralt näha, mis asja on. Kui öeldi, et ei puutunud, siis ei puutunud. See ei muuda, ei. Ei, usub kõike, talle öeldakse. See ei pea, see pilti peab kogu aeg olema. Ei pea olema, aga see võimalus võiks olla. Arvutimängus see nagu see kohtunike kaamera või, et sa saad ise telekas valida, mis pilti sa vaatad. Ja kolmas asi, mis käib vist norralastel väga hingel on see, et seal üks lükkamine oli väravas, eks ole, mis oli Haalandi sarnane, kui palli peale teil läks selge lükata, vahet ei ole, et ikka juhtub selliseid asju, aga täitsa võrdne mäng, aga lõpuks nii. Ja siis loomulikult ta Sörlati kuulas mitte aga ma ütlen, et kaitse tegi väga head tööd, et ta valis päris hea nagu oli siuke, kus nagu kas oli võimalus ja ta jäi hiljaks see otsus jah, et ma ei usu sellisesse asja, et ta läks nüüd isetsema ja ise ära tegema Andres Hopper, mul on hoopis teine küsimus seal tegelikult ma isegi ütleks nii, et no oletame, et Sörlat on Selinski ja Haaland on ooper, no Eesti mõistes on ju. Et no ooper on kõrval, on ju, Selinski otsustab ise minna. Noh, tegelikult see Haaland lõpetas mängimis ära, tegelikult oleks võinud sinna reboundi peale minna. Selle mõttes, et natuke me oleme rääkinud, et Haaland üli äge, vaata, ei viris, ei laiuta käsi. See oli küll, et härra lõpetas see mäng ära. Mina märgiks käika olukorra mängid lõpuni ja siis pahanda ja siis ütle, mis sa tahad, aga mängi olukord. Täitsa ära, minu meelest see pall jäi sinna vabaks, et ta täitsa jäi seisma, ootas ja siis on tekitab küsimuse selle heas connectionis on ju. Et lõpp kokkuvõttes, et asi, mida me kiitsime Haalandi poole alati paneb lõpuni ja ei laiuta käsi, siis noh, sellises kohas. Õnneks ma räägin tänapäeva sotsmeedia ajast on ikka kuld, vaata, juba vend saab tapmise ähvardusi Sörlat, et muidugi õige, vaata, et see mõttes, ma ütlen kuidagi, ma ise ka vaata vanasti, ma lugesin Delfi kommentaari, kui ma siin tööle tulin, mul ikka meeldis saata või üldse sotsmeediat, viimasel ajal on ainult solk seal, vaata, et see ainult saadetakse perse, vaata, ja öeldakse tont ja tapmise ähvardused, vaata, et siis ma tunnen, et see ülemaailmselt on ikka sotsmeedia ja internet on ikka saatanast, et seal on kibestud inimesed saavad ja nii retsit välja elada, et ilusam aeg ikka 90-ndad, kui need vennad olid kuskil köögis ja helistasid naised ja et no nüüd nad saavad nagu ei õigem, sellised ennad elatasid emaga, vaata, me helistasid emaga, vaata, kui sa seal keldris üksi elasid, vaata, ema lasi keldrist välja, siis keskealised toidid, no nii, igas pooleli ilusad ajad on, kiidame siis Inglismaad, kas hetkeseisuga, kui te peaks valima MM-i parimat mängijat, kas see oleks Jude Bellingham, sest see mees on kaks mängu järjest ära tassinud ja no see toodi kuskil välja ka võrdluse, et viimati suutis keegi MM-i play-offis 2 mängus järjest 2 väravat lüüa. Diego Maradona 86. Oli jah, see on ma ka kuulsin. Vaese mehe Mario Kempes. Aga kokkuvõttes, no praegusel hetkel ta kindlasti oleks üks kandidaat seal Prantsusmaa ässade kõrval, nagu, et tõesti, ta on, mis on huvitav kogu selle saaga juures on see, et noh, eks see Tuhheliga tal see mingi kana seal kitkuda nagu on, et kuidas seal, ma ei tea. See on hea, ooper, sina treenerina. Tegelikult see on huvitav, see mõttes, et Tuhheli mängujärgne intervjuu oli ikka see, et see oli jah naljakas. Ei, minu meelest oli üliäge. Näiteks ma Thierry Henry ütles, et kõik, kes arvavad, et Tuhhel tegi midagi valesti, et ei ole kunagi põhimõtteliselt midagi võitnud või midagi sellist. No ma natuke liialdan, et see nagu et see, mille pärast Tuhhel on hea treener, ongi see, et see meeskond võidab ja Tuhhel ütleb, et see mäng ei olnud hea. Ei, ta on aus vähemalt, on ju. Et ongi, et ei hakka siin tulema, et super on ju, et Tuhhel ütles, näed. Et õnnelikud momendid kaldusid nende kasuks. Me olime õnnelik, et me mängisime kehvasti, aga okei, me mentaalselt oleme tugevad, me tänu selle võitsime, aga mehed nagu olid lohakad, et see mäng ise oli kehv, et sellise me ei tohi tegelikult mängida, et me põhimõtteliselt joppasid siit läbi tulime ja Henry ütleb, et hästi öeldud. Andrei ütleb jah, et näed, et see, mis teeb Tuhhelist tugeva treeneri, ongi see, et ta ei ole see mingi näpud püsti, et tema näebki, et meil on veel juurde panna, ta ütleb seda avalikult välja ja me ei lähe siin mingi eufooriasse, eks ole, et sa... Eks see on, treenerite käekirjad ongi erinevad, et mul on endal olnud ka treener, et kui meil läks hästi, siis ta tõmbas maha, kui meil läks halvasti, siis ta nagu proovis positiivne ja üle, et eks see ongi erineval treeneril erinev käekiri, aga ma arvaks ka, et enamusele meeldib ausus, et ongi, et me ei mängi nii, kuidas päris vaja oleks seda, et võita MM-tiitlit, aga näed, et need tähtsad otsused või need asjad, meil oli natuke õnne,
väga tore. Muidugi kiidame Inglismaa meediat, loomulikult igad mängijad pidi kohe küsima. Mul Tuhhel ütles, et olid sitad. Kuidas kommenteerid? Mis tunne on, vaata, let's go õigelt ja paneme puid alla, vaata. Siis mõtle, miks Inglismaa koondis alati nagu sama meedia, ole siis selle tiimi taga, vaata. Ei, kohe, no nii, äkki saab Bellinghami Tuhhel tüljada, let's go, proovida, vaata. Ja siis Inglismaa taotab järgmises ringis, seal on mingi sisetülid, siis meedia on, kuradi Inglismaa koondis, vaata ise tõmbad sopp üles. Madis Kallum, miks sinu surused aeg on üldse nii kurjad ja pahad inimesed olete? Ütled klassikud, Eigo, ilma hammastada parem tööd teha. See on õige. Aga Inglismaa võrdne mäng, kiidame. Ütleme nii, et võib-olla see mäng näitas seda, et Inglismaal võib-olla oli seda sügavust oli natuke rohkem. No, oligi. Et see natuke võib-olla sellistes suurtes mändudes hakkab ikkagi ka silma, et sul on nagu pingilt tuua, et sul on natuke Dan Burn, jah. Dan Burn, what's a mees. Aga ei ole Norral tõesti, võtad Sorlot ja Haalandi välja, siis see järgmine ei ole enam sama, ütleme nii. See Strand Larsen ei olnud nagu, jah. Ei ole, ei olnud enam kuskilt otsast ohtlik. Et inglaste jah, Spence tuli väga hästi mängu ja seal oli nagu neid käike oli veel, mis nagu tegelikult toimisid, et... Aga mis sa veel kiidame, võiks ka, Tuhhel puhul kiidaks ka seda, et ma arvan neid treenerid, kes oleks Declan Rice'i ja näiteks poole ajal välja võtta. Kusjuures sai päris palju kriitikat see, et mis ta üldse Rice'i mängu pani, sest et Rice oli ju tegelikult haige olnud eelnevalt. Ja Madueke ka on ju täitsa, see vend üldse nagu ei viitsi mitte midagi teha. Madueke küll ma arvan, et no nii, mul meeldib see eesnimi, no nii, Madueke, vaata. Et ma arvan, et see Madueke, ma pakun, et see vend rohkem väljakul ei saa, kuidas saab olla, et sa mängid põhimõtteliselt eluriigi tähtsam mängu ja sa ei viitsi kaitses joosta, sa ei viitsi mitte midagi teha, täitsa oli äge, et ma ei tea. Soka seest tuli hästi. Ma tahtsin küsida, miks need Arsenali mehed sellised? Minust tuli ta väga hästi mängu. Ei, ma räägin Maduekest. Ja seda ma ei oska öelda, et tõesti tema jäi sellest ansamblist väga välja. Ta ei viitsingi, et see on täitsa müstika. Et sa oled veerandfinaalis ja siis täpselt sa ei anna endast kõike, aga õnneks oli varumees võtta kohe. Ja seal ongi see sügavus, et sa võtad ja sul läheb paremaks asi. Inglaste puhul ongi oluline kindlasti see, et kas nüüd Rice nagu kogub ennast ja saab nagu uuesti mänguvormi, et see 45 minti selle tühjaks pigistatud keha peale, et mis see nagu tegi temaga, et... Ja kiidame ta Varri siin mängus, võttis selle päris ebaausalt antud penalti ära seal, mis seal, et seal oli täitsa idiootne penalti, tuli astus ette ja rukkus pikali, et see jumal tänatud, et midagi ei kasula sellest jõuame videokohtunikest rääkides, jõuame ikka nii 4. mänguni Argentiina, Šveits, mis juhtus Alexis FIFA tassi veel Alexis, tahad ise rääkida? Tahad ise rääkida? See on ainult vahel, vaata, raske, vaata Alexis McAllister 1-0 minutil 67. Tandoia viigistas mäng, olgem ausad, selle hetkeni tegelikult Šveits oli parem, Argentiina üllatalt kehv, täitsa mängu pildile vastu viigiseis ja siis Breel Embolo jättis Šveitsi vähemusse ja siis tuli lisaaeg, kus Julian Alvarez keerutas palli risti 112. minutil ja siis lõppseisuks Lautaro Martínez 121. 3-1, mis on siis selles mängus sümboolne, et ma arvan, et see punase kaardi olukorrast võib võib-olla rääkida alustuseks, eks ole, selle hetkeni peale löödid. Seis oli 1-1, peale löödid Šveitsil 9-5 ja peale seda, peale löödid, peale Embolo punast 17-2 Argentiinale, et see mõttes, et see mäng oligi enne punast Argentiina puhul me räägime, kuidas saab üks meeskond, suur meeskond nii kehv olla, ma arvan, me kõik mõtlesime. Ja peale seda oli see, et... No mina ei mõelnud nii. No sina jah. Et peale seda Šveits vajus seda väga sellisesse 5-3-1, täitsa patkivasse 5-3-1, et seal pall üldse ei püsinud ees, et see polki kuhugi anda, et siis oli võidab palli, lükkada edasi, Argentiina tuleb, võidab palli ja seal oli hästi oli ära patitud, et läks vaja ikkagi Alvarez ja sellist imelööki, jah, et siin sai paljud iluväravad, need said päris hea konkurendi, et aga Embolo, mis siis juhtus? Esimene kaart tuli keskväljal tehtud vea eest esimesel poolel ja siis teisel poolel justkui
Paredes vastu tegi vea, videotohtunik Paredes sai kollase, videotohtunik ju ütles, et tohtunik tule vaata üle, uued reeglid ütlevad, et valesti antud kollas võib üle vaadata. Mission identity või mistaken identity. Ja siis tohtunik vaatas üle, andis hoopis Embolole kollas, Embolo siis vaidles, siis hakkas nutmale ja siis viidi minema. Kas teile meeldis? Ja Šveits ütleb, et jama, neile tehti liiga, mina olen nõus. Mina ei ole nõus, vähemalt piltide järgi küll. Oota, mina ütlen, miks ma ei ole nõus. See oli selline mäng, kus põhimõtteliselt kui jätta Embolo kaardide kõrvale, siis esimene kollane tuli lisaja lõpus või esimese lisaja keskel. Terve normaalaeg, see kohtunik ei olnud mitte millegi eest kollaseid ja Embolo sai teise kollase näitlemise eest. See ei ole selle mängupildil vastav, see on see koht, kus videokohtunikud reedel, totter reedel, et seal Paredes ei oleks pidanud kollas saama nõus, aga see Embolo teine kollane ei läinud mängupildile vastavalt. Oled sinna mängus normaalajal olnud... Anders Ooper, uuesti. Kui sinna normaalajal ei ole mitte ühtegi, see kohtunik on mitte millegi eest kollasi, mitte millegi eest. Ja siis ta peab andma reeglite pärast teise kollase Embolole. On jama ju. Ma olen suga nõus, et võib olla mängu käigule mitte vastav, aga reeglid on reeglid. Nüüd me jälle ei saa sellest üle, et siin on ju reegel konkreetne olemas. Sa ei saa öelda, et ei, Paredes ei saa kollast ja sa pead andma selle asja eest kollase. See ongi idiootne, aga see on reegel. See ei ole nüüd selle kohtuniku süü, sest tema ei saanud mitte enam anda. See on isegi mõnes mõttes varri antud kollane. Sa ei saa ju mitte anda Embolole. See on väljaku kohtuniku süü, on ta sellepärast andis Paredesele kollase kohas, kus viga ei olnud. Et kõik algas peale sellest, et... No, aga ta võib-olla tegi hea teo, nagu mõtles, et ma annan nüüd, et Paredes on töötlenud seda Embolot kõrva, et annan lõpuks ühe vastu, et tema, sa ei saa ka kohtuniku süüdistada. Ei, no muidugi sa kohtunik ei näinud ju. Selles kohtunik nägi valesti. Ta nägi valesti, aga see oli Embolo viga nüüd, et ta valesti nägi. Ma arvan, et see Embolo, sa oled idioot, kui sa lähed sukeldama keskväljal, jah. Milleks on, jah? No ma arvan ikkagi Argentiinas suhteliselt nii palju pähe pugeda selle mängu jooksul. Embolole kindlasti. Paredes ikkagi seal tegelikult töötles seda meest nagu terve kõik see aeg, see väljakul oli ja ilmselgelt ta lihtsalt nagu läks oma mõtetes kuidagi tagasi tegema, et läks nagu lihtsalt, et võtab Paredesele mingi jama sealt. Ka see esimene kollane on, et see on selline, ma olen ise ründajana olnud, et sa tahadki, sa tead, et vahest võid saada kollase, vahest mitte, et sa jooksed on ju peale lööki, see jalg läheb pihta, vahest antakse, vahest mitte, et esimene kollane oli juba natukene rumal, on ju, teine oli, teine, ma ei tea, kussu pea oli tõesti. Üldist joont arvestades, et see sealt pidi andma kollase, ma arvan, väljaku rohtunik ei ole elu sees sealt kollast andnud, kui ta ei oleks pidanud. Võt ei anta, Taivi eest, kui sa oleks lihtsalt andnud vea, on ju, sa ei anna kollast tegelikult, sa annad ainult seal kastis pendla saamise momendil annad võib-olla kollas, et selles mõttes ma olen sinuga nõus, aga kuna see asi oli nüüd juba varris ja igal pool, siis sa ei saanud mitte anda, et selles mõttes oligi paha lugu nagu. Et ütleme, võib-olla reegel, ta ei ole võib-olla parim reegel, et no aldab sealt ikka jah, et väljaku rohtunik eksis, et see on kõik selles mõttes ta nägi valesti olukord. Ta nägi valesti, aga see oli nüüd jälle, mis iganes nurk tal oli, ma nüüd ei oska tagantjärgi vaadata, et kus see nurk oli, et miks ta Paredesel on ju. Mõtleski, Embolo, ütleme, distantsid vaadates oligi, tundus nagu päris nagu raju viga nagu alused, Embolos oli ikka väga nagu... Ta tuli järsku pomm, aga jäi seisma, ei läingi siis. Et selles mõttes, kokkuvõttes Embolo ise nagu käitus ka valestas olukorras, et ega ta ju ise selle jama endale kaela tõmbas, jah, ma olen nõus, et Embolo oli jah, võib-olla pealimselt süüda. Mulle lihtsalt ei meeldinud see, ma olen šveitslastega nõus, et see mängu loogikat, mis need asjad? Loogikad ja... Ise sa olid viimane kord ka see... Kas sa tahaksid näha Šveitsi seal poolfinaalis? Argentiina puhul, mis me siis räägime, natukene hakkab ikkagi vist see silma, et sul keskväljal on... Boca Juniors, Milano, Miami, Inter ja siis natuke paremat meest, et see on mingi... Mõnusad tööloomad on nad küll ja võitlevad ja jooksevad ja kõike edasi, väga hea, aga jah, võib-olla see on sul õigus, et ei ole päris tippliigade... Et kuidagi seda mängu üle kuni selle värm, et see, kui kehv see, kuidas see Argentiina ära tutkus peale kiiret 1-0 väravat oli ikkagi šokeeriv, mina järgs. Ja minu arust Argentiina koondise puhul on ka see, et neil ei ole seda kiirust nagu, et kui seal 4 tagasi Di Maria seal ikkagi äärel nagu pakkus nagu mingisuguse ühe nagu mingi lisakäigu seal rünnakul veel nagu juurde, nüüd seda ei ole enam lihtsalt.
et noh, seal ja Alvarez ei paku nagu päris seda Lautaro Martínez, ma ei tea, ei ole päris, nüüd toodi see suurründaja Lopez, mis aga see puhtuvalt selle pärast, et paneme pallid kasti, et see ei ole selline väga ekstra käik, et mingid murekohad kindlasti on, aga kurat palliga mängivad nad ikkagi, kui neil on see ülekaal juba tekkinud, et sinna vastase poolele saadud, siis see on mõnus nagu power play'ina oli see kord. Aga see Argentiinal ta on vist ainus meeskond üldse, kes siin MM-il mängib äärteta. Et see on hästi jumaline, et kui sul see Tagliafico peab vasakul et äärekaitsjad on need, kes teevad äärel laiust tore, aga seal ongi, et sul on põhimõtteliselt 4 keskpoolikut on ju Paredes, Paul, Fernandes, Allister on ju, et seal Messi otseb igal pool, vahepeal äärtel igal pool, sul nagu sellist korralik äär ei ole, et sinna nagu nii, et selline vana hea 4-4-2 ei ole see 4-4-2, see on selline 4, mis ta on siis 1-3-2 võib-olla on õige, sul on 4 keskpoolikut, et väga selline teistmoodi, mis aitab mõnes mõttes keskvälja ära pakkida nende aeglasete meestega teha sellist nagu särtsu ja Pettepoole väheks, kuna nad on poolfinaalis, siis kõik õige. Ja mis nende üks trumpliks sellele pallivallumis ongi see, et nad tegelikult nagu suudavad selle kaitses kannatada ka ja need on, kõik on valmis seal, peale Messi on ja kõik on valmis seal jooksma ja põhimõtteliselt nahast välja pugema, et kõik seal asjad nagu toimiks ja selle palli ja nad ongi sellised nii-öelda, võivad ka olla samasugused nagu räpased ka või samasugused Paredes, kuidas see räpased on nad küll. Et Embolot seal töötles on, et tegelikult nad suudavad nagu vastajaks väga ebamugavaks ja ebameeldivaks kogu selle mängu nagu teha, jah. Nii, ja teeme siis kiired ennustused ka Prantsusmaa, Hispaania, kumb võidab, Hooper? Ei, mitte kumbki, see. Viik, põhjajal ja Viiki, aga Prantsusmaa läheb ikka edasi. Ma mõtlen Prantsusmaaga tahaks öelda Hispaania. Minul on ka ikkagi usk Prantsusmaasse suurem. See on võib-olla õige vastus, et mitte kumbki, et äkki ikkagi otsustatakse, et USA. USA Inglismaa, ma vaatan, et kui ma praegu peaks ennustama, ma arvan, Donald Trump teeb paar kõne ära, vaata, et see on nagu nii-öelda järgmine variant, kui sealt et keegi poolt pärast. Et seal, kus juures võikski olla nii, et sinna reegel tehakse nüüd kiiresti, et tegelikult sa aitaks mängul kaasa, et penalteid ei ole, et põhimõtteliselt kui lisaajal ka võitjate selgu, siis on USA finaalis. Ma olen Donald kui sul uuele. 20. oleks see 6 finaal enne siis. Et see mõttes, see annab mõttel, palju see mängule annab, et siis mõlemad meeskond peavad riskima lisaajal, et ei oleks seda, et penaltit oleks. Jah. Kas ei oleks? Madis ka, et kas ei võiks olla nii, et kui on tusli tuleb lisaajada ei otsustata ära, siis korraldaja saab. Ei. Kelle vastu, jah? Ma ei tule. Inglismaa, Argentiina, mulle ei jätta Argentiina ei jäta jätkuvalt mingit muljet, et mina olen Inglismaa paadunud toetaja selline. Ma ütleks ka Inglismaa jah, ja kus täis kummalisel kujul kombel, mul on 6 poiss fännab nüüd Inglismaa, sest et kõige parem mängib on Wayne Rooney. Okei, teeme siis vanemliku minutid ära. Madis Kalvet, su poeg käib ujumistrennis ja tal meeldib Inglismaa jalgpallikoondis. Kuidas sa oled teinud elus nii suuri vigu? Kuule, mina alustasin ka oma karjääri ujumistrennis, nii et tal on lootust. Kõik on hästi, ma usun Andrest, et läheb paremaks. Peab selle Aavo Sarapi juurde siis viima. Ei, ma ei olnud seal, sinna ma jõudsin alles hiljem. Ei, ma ütlen, et edasi muidu ei saa inimeseks seda Aavo Sarapi juurde. Suveks Soome. On Sarap ikka Soomes. Et äkki siis poiss suveks Soome vaata. Äkki päästetakse. Äkki päästetakse ära ja tuleb tagasi Itaalroondise fänn ja hea jalgpallur. Sest Aavo teab asju. Ja sina, Anders, oled ka vist Argentiina poolt nadunik. Ja olen. Kas Prantsusmaa, Hispaania on... Ma tean, et finaal otsustatakse ühest mängust, kõiki võib juhtuda, kas teil on ka tunne, et Prantsusmaa, Hispaania on tegelik finaal? Et selle MM-i rats paremat meeskond. Tundub, et atraktiivsem kindlasti. Ei, ma mõtlen, kas ta on sisuline finaal. Ja olen nõus. Pigem jah, ütleme, kui siin turniiri eel neid 8 kõige tugevamaks ennustati, siis kui seal alagrupis tundus, et Hispaania võib-olla ei ole nii hea, siis nad ikkagi play-offis on mänginud, kui vaadata kogu üleüldist pilti, siis nad ikkagi on sellest ülemassist Prantsusmaa järel, nagu ütleme, parem teine meeskond, et seal ütleme, poolfinaalid on ikkagi 4 kõige tugevamas said poolfinaali. Kas see, et 4 FIFA esimest riiki tõsteti eraldi tabeli pooltesse, et nad jumala eest ei saaks varem kokku, et teeme kõik selleks, et need 4 meeskond oleks seal,
ja nüüd nad ongi, kas kiidame heaks või? Mina pigem kiidan heaks. Mina ka, jah. Ma olen vist ainus, kes, ma saan aru, teie olete sellised Pahvi, suured riigid, vaata. Et ma selles mõttes on küll jumalast pettunud, et mulle meeldivad üllatusmeeskonnad. Ma oleks ükskõik, kelle siit... Neil oli piisavalt võimalusi üllatada. Ei, lihtsalt, et mitte ühtegi üllatust ei ole. Tegelikult meil ei ole alates... meil kogu MM on läinud nii, et meil on olnud üks üllatus. Saksamaa Paraguay. Saksamaa raadus Paraguayl on olnud ainus suur üllatus. See mõttes, et alatrupi turniiri asjad seal oli näha, et meeskonnad valmistusid pidema plaani, eks ole, et Hispaania tegi 0-0 kuskil algus, see ei huvita kedagi, see ei ole üllatus, on ju. Et laiasas suur oluline üllatus oli ainus oli Saksamaa raadus Paraguayl. Aga vaata, enne MM-i me seda arvasimegi, et hakatakse rahulikult minema ja lõpuks ongi kõigil on need võimalused, võib-olla kuskil natukene eksitakse, aga nüüd olemegi poolfinaalis ja täpselt lõpuks olemegi siin, aga õnneks mängud ei ole nii olnud ju, on siin olnud lisaaegasid, on olnud penalteid, et ei saa öelda, et siin mingid ütleme pisikesi üllatus ikkagi oli. Jutupunkt vähemalt on küll palju. Täpselt, aga lõpuks kõik hea, lõpp hea, kõik hea. Minu ainsad soovid enne MM-i olid, et Inglismaa kindlasti ei võidaks. Mul kindlasti meeldi see, et Prantsusmaa kindlasti ei võidaks. Et Prantsusmaa ei, et väga halb on see, üks riik võidab 2 korda järjest MM-i. See on vale, vaata mõtet. Argentiina kindlasti ei tohi võita. Prantsusmaa on piisab palju võitnud, et nemad võiks mitte raudile jõuda. Hispaania, kogu sellest ikatakt-ajast vahepeal võitsid ainult, et ainus soov oli Prantsusmaa, Hispaania, Inglismaa, Argentiina või Saksamaa jõuaks raudile. Ja põhimõtteliselt kõik nad on poolfinaalis. 0 meeskonda teilele kaaselada, saad aru, õudne MM. Mis sa nüüd teed? Kuidas sa vaatad siis? Vaatan suure nutrusega. Muud vist ei olegi, et Donald Trump annab loomulikult finaalis karki üle, et elagu. Et see on mees. Ja kas kodu viimane küsimus, kas kodu see Norra suur Eestis tekkinud Norra haip oli natuke läks üle võlliga? Ei läinud, selles mõttes ma seda oskasin nagu ette näha, et me kus turniiri nüüd rääkisime ka, et Eesti publiku seisukohast oleks väga hea, kui Norra jaoks kaugele, sest kindlasti läheb see korda inimestele, see läkski korda. Oota, ma natuke teise, mitte see, et üleüldse see, vaid meil on see, et mingid, üli alavääristame enda mingi klubi jalgpalli, enda spordifänne, kõike seda, et me siin oleme, Norra vahid vädes on, miks me ei võiks teha sellest, et ma ei tea, et miks meil ei ole suurem asi, et Eesti klubid mängivad Eurosarjas. Võiks olla, ma ei oleks vastu mitte midagi. Meil on jälle see, et kuskil võõraste sulgede kehime, et elame Kaunas ja Saldris ja meie kossuklubi Norra, meie jalgpalli meeskoondis on eladuvat, et selles mõttes, et kuidagi see on totter minu meelest, aga võib-olla ma olen üle mõtleja. Lihtsalt ma arvan kokkuvõttes see, et see jalgpalli MM on lihtsalt nii suur asi ja ta ikkagi kuidagi haarab inimesi rohkem, et meie siin spordi sees olevat inimestel muidugi me hindame siin Eesti klubi jalgpalli kõrgelt ja tahame, et seal oleks palju pealtvaatajaid, inimesed oleks kaasa. Aga ta paraku tavainimest ei kõneta, samas kui tuleb jalgpalli MM telekast, mis ikkagi kõik teavad, see on suur asi ja siis inimesed, kes vaatavad seal 100+ inimest, kes iga talv vaatavad lassusuetamist ja nüüd teavad kõiki norralasi põhimõtteliselt isiklikult. Ja nüüd siis, kui näed suvel teed teleka lahti, jälle Norra seal, ikka elad kaasa. Ma arvan, et seal mingid siuksed seosed hakkavad inimeste jaoks nagu lugema. Õige, see on nagu on laskesuusatamisest. Umbes seal meil on, loomulikult me kõik oleme Soome poolt, sest et Marek Sander on meie võit, vaata, et see on jälle, meil meeldib jõhtralt enda sportlasi alahinnata või vähe tähtsustada, alatähtsustada, et las ta olla. Pole meie asi, et räägime siis euromängudest suve üleminek. Ma tahan või pahur kuidagi, ma ei saa mõtleda madamata, ma tahan seda heast tuju saata. Vaatan jah, mitu korda nähtavad mulle ma vabandan Madis Kallot, ei vabandus minut, ma Madis Kallot, ma räägin see unetraafiku, eile ma jäin magama õhtul. Sina see torisev keskealine mees, mina näed, saan hakkama veel vähe unega. Ma vabandan, ma ütlen minu viga, et jah, et kumbe pooleli euromängud, esimene euromäng Flora Iberia, loomulikult siis meie Madis Kalletiga vaatasime staadionilt, Andres Opper siis ei näinud tervet mängu sellepärast, et mina räägin, vaatasin telekast ilusti. Andres Opper, kui mina näisin siin Taruudi kuulamas, et sul ikkagi 90-ndate suurt sellist transi surgu, siis Andres Opper, miks sa siis Flora Iberiat täismahus ei näinud, et
oli ka kultuuriõhtu. Ma võin kuidas siis oli? Andres Ooper, kuidas siis Hörts oli? Väga okei oli. Ma Taruudi kontsert, ma panen siis kultuurihindet, Taruudi kontsert, muusikaliselt oli äge. Päevavalgus koht ise selle nii ja naa, ma panen 3,5. Andres Ooper, selline suur lembe ansambel nagu Hörts ja sinusugune karune Eesti mees. Viidi kultuuri nautima, jah, et selles mõttes oli seal Havenis katuse all õnneks ilusti, sest pärast kontserti, kui välja astusid, oli selline purgaa väljas. Aga jah, et soe tunne oli sees, et see 16 kraadi tundus väga soe, väga mõnus, väga, ei, tore. Viiepallisüsteemis elamusele. Ei, elamus oli, mis ma ütlen, annan 4. Madis Kallet, mis on sinul kõige selline, ütleme, elukaaslase soovitusel, mis on kõige kummalisem asi, mida sa vaatad? Ma olen käinud kunagi noorspõlve, seal oli vist Teitju, seal on käinud näiteks Jatskaare, ma vihkan džässi ära, saad aru, mida sa kõike ei tee? Kõike teed, on ju, mille nime? Kas sa oled kuulad või vaadad midagi sellist, et sa mõtled, oh jumal küll? Ma arvan, et ei ole. Selge, lähme edasi. Ütleme, ma kunagi käisin Stockholmis Justin Timberlake'i kontserdil. Aga sulle endal meeldib see? Ei, no kusjuures tean, et tal on häid laule nagu, et... Ära kaeva, et ka vamalle. Mul õnneks ju, et saime minuste üle minna. Et Hörts ei ole enam nii hull. Õude mees. Karune Saaremaa mees ja selline hella hingeda. Igatahes Flora Iberia läks see siis nii ma natuke hiljaks, et ma võib-olla esimest 3 minutit ei näinud. Sa nägid järgmist 20, mis oli samasugune esimene 3. Ma ei näinud ühtegi korda, Flora oleks saanud üle poole välja. Mis siis juhtus? Natškebja 0-1, Žinžolava 0-2, 21 minutiks. Flora ei täit surve all, siis Greida kuskil kaudelt tõks kaudlöögist 1-2 kuskil pooltunnil, siis Flora jäi vähemusse, Kollo viimase mehe veast, siis Alama 2-2 viik ja sealt kohe vastu nurgalöögist Kardava 2-3, ehk siis Flora kodus kaotas. Andres Ooper, kas, kui sina peaks ütlema 1-2, kas see, et Eesti klubidel mängu algused pahatihti on sellised, et no ei saadagi 2 söötu lükatud ja ollakse sellise surve all, et noh, see 0-2 25 minutiks ei aus mängupildi poolest. Oli küll. Kas, kui sa peaks ütlema ühe, kumb on suuremas rollis, kas sa arvad, see on vaimne pool, ehk siis meil oligi, seal oli, Floral oli noori mängijaid, kes ei ole, noh, ma mõtlen, noh, nad ei põlenud läbi, noh, meil on noori mängijad, kes ei olegi sellist jalgpalli varem näinud, et ei ole küll seda meistrite liiga hümni, aga see, et kas sina arvad, et see on vaimne või siis on see, et me siiski, see on see, mida mina tahan, Eesti meistriliiga tempo on kohutav ja selle pealt minna mängima Gruusia tippklubi vastu ongi ülikeeruline, sest sealsed kehad on nii palju kiiremad ja nii edasi. Ma arvan mõlemat natuke, et ma olen selle poolt, et vaimse poolega tuleb tegeleda, kohe mängu algused tuleb olla kohal, ja mulle tundus, et Flora mängijad natuke väristasid, mõned, mitte kõik, aga mõned mängijad kindlasti väristasid seda. Ja tegu on ju noore satsiga, et sa oled võib-olla noortekoondises kogenud mingil määral seda euro asja või no ütleme rahvusvahelist asja, aga Champions League on hoopis teine, et mõned mängijad lõppasid lati alt kindlasti läbi, õnneks teine poolaeg paranes, et juba enne seda punast, aga pärast punast oli väga sümpaatne mingitel hetkedel see asi, aga just see esimesed 20 minti, mis sa just esile tõid, et seal oli päris hirmu äratav, et siin võib väga suur pakk tulla. Olgem ausad, teeme ühte Eesti spordiajakirjaniku, kelle nimes on ikkagi ka Skandinaavia jumal, ärme hakkasin nimeks, ütleme selle Barbi elukaaslane ja Skandinaavia jumal on ta nimes, et tema pani Flora, mis ta oli suure kaotuse peale 4-0, jah. Vähemalt, et saab vähemalt 4 väravad ja olgem ausad 25. minutil. Me mõtlesime, et Patrick Kendo Raabrams on geenius. Nime ei ütle, on jah. Aga ei, seal õnneks tuldi välja, täpselt, et praegu on ikkagi veel kõik lahtine, et nüüd võib-olla sellest esimesest hirmust on üle saadud ja Gruusias võib-olla on palav, võib-olla ma ei tea, on muud tegurid veel lisaks, aga ma usun, et Floral on ikkagi võimalus, kui saadakse kaitse pidama ja see üks värav, see näitas ka, et nende vastu on võimalik väravat lüüa, et Alamal oli seal ennem üks võimalus, selle ta nagu
noh, ütleme, mängis maha oma ühe puutega, et ei olnud vaja seda puudet, oli vaja kohe lüüa, teise võimalused oli kohe ära, et see oli hea vaadata. Kahju, et väravat eksis selles viimases, seal oli veel, aga see nurgalöögi värav, see oli... See oli, kes see lähim mees oli? Kõigepealt oli varjund ja ei teinud endast absoluutselt kõike. Kuidas see kehas ei ole? Jah, täpselt, et see oli natuke kehva ja ma ütlen, ma olen kuulnud varjundist palju positiivset, kuidas ta trennides on ja kõike see ja too, aga vahepeal mängudes kuidagi kaob ära, ja siis mul tekibki küsimus, et kuidas sa tahad seal välismaal nagu vastu pidada, et vot see, et anna, nagu sa tõid ennem selle MM-i näite, et kuidas sa ei anna endast kõik sellises mängus, et sa jätad kõik endast sinna väljakule, et tekib küsimus, aga ta ei olnud ainus. Jah, et üks mees võib-olla teda ka, kellele natuke võib-olla pandi natuke rondi alla visati, Kuratsin, et pole parem kaitse, sündib ääre kaitse, eks ole, eluaed ääre kaitses olnud, okei, Heido Vana ja Loodik, et kui sul numbrid ei tule järgi, siis sa vajud ääre kaitses, aga ta on selle ääre kaitses nii vähe männe teinud, et seal ta ikka põles ikka väga palju, esimene värav, eks ole, jättis mitu meetrit ja olgem ausad, see punane, see oli, põhimõtteliselt ta viskas, see umbes, see on nagu rahvaste pall põhimõtteliselt, et mitte päris seda oletame, see on nagu rahvaste pall, et sa üritad vastasele nagu palli kottides visata. Ta üritas Kollole põhimõtteliselt palli saatis kottidesse. Ei, sellele Kolopovile. Aga võtame nüüd joota, seal on paar asja, ma just mõtlen. Esiteks Kolopovi see kohavalik, see oli liiga sellele äärejoonele liiga lähedal, et sa oled paremajalgne mängija, anna endale see ruum, et sa suudad paremaga klaarida. Kuratsin ju viskas nii mööda. Jaa, aga see oli Kolopovi väga vale see kohavalik oli ja loomulikult vise oli põrkest munadesse, et seal, aga come on, sa ei suuda sellise palliga toime tulla, et sa pöörad enda keha nagu väljaku poole lahti, kui see tuleb nii ebamugavalt, siis sa lükkad sinna samma auti selle palli, et see sorry, jah, vise oli kehv, aga sa pead Kolopovi näol, ma siis pean silmas, sa pead sellega toime tulema, et sa ei hakka seda proovima mingi ühe puutega, põlvega, ma ei tea, mis kohaga seda mängida, et ma ei ole nagu päris Kuraksini nagu vastane siin, aga vasakujalgne ääreründaja pandud parema kaitse koha peale, et siin jah, see juba näitab pikemat aega, et Floral on parem kaitsed probleemses seisus, ütleme, et neid ei ole. Seal oli Kutt oli, siis oli ka mõõtaväda variandina, et see Antonov on proovinud, nüüd on Kuratsin, et see on selline nõrkoht oli aimata, et Kollo punane, ma võib-olla... Pigem oli vist. Mina ütleks, et oli, kuigi kommentaatorid ütlesid, et ei ole ja nii edasi, intermitt üritas öelda, siis minu silmis, sorry, sa tulid sellise hurraaga sinna sisse, ründaja minu arust sai selle puute isegi ennem ja sa jäid hiljaks ja sa tulid, et seal isegi kas see pall oli, ei olnud, minu arust oli punane, sorry, et proovin olla Flora poolt, aga ma ütleks, et kergem oli punast anda. See oli kõik negatiivne, positiivne. Reida, ootamatult oluline meeskonnas, mitte see värav, vaid seal see keskväljal kuidagi, kui see peale 0-2, ma ei tea, kas see Iberia võib-olla natuke rahunes ja lasib mõnes mõttes Tallinna Flora mängu tore. Alama puhul minu jaoks enam ei ole küsimus, et kas ta saab välismaale, vaid kuhu ta saab ja millal ja kuhu, et kas see suvi või talvel, eks ole, et jõhter. Võib-olla see Senjov Sappinen ees olid natuke peidus, aga Marjond täpselt selline, et kuni selle ühe suure apsuni oli okei, Toostik tegelikult tema äärel oli päris vastikud noored mehed sai hakkama. Et oligi positiivselt, kõige positiivsem on see, et sellise mänguga ühe vära on kaotus ainult, et oleks võinud ikka väga palju hullem. Kalvet, kuulajatele ütlen, Kalvet on ikka stuudios, ta lihtsalt jäi mõttesse siin vahel. Ja selles mõttes... Justin Timberlake'i kontsert jäi mõttema. Unist. Ma ei ole. No, mis oli tegelikult mängus minu silma oli see, et kui Flora nagu suutis palliga mängida, siis tegelikult grusiinid ennast kuidagi kaitsest tundsid nagu väga kuidagi ebamugavalt, et tegelikult seal varianti nagu on, et ma ütleme jah, nüüd see esimese mängu puhul nagu maha ei mataks veel kõik, et nagu Vassiljev ise ka ütles, et vaadates sellel, mis nagu väljakul toimus, see lõpptulemus ei olnudki tegelikult kõige hullem ja see, kuidas Flora tegelikult vähemuses mängi. Ütleme, mängupilt ei paistnud välja, et Flora oleks vähemuses olnud seal. Aga ma pöördus ka tähelepanu sellele, et Gruusia, Iberia lõpus väga nagu ei... Iberia oli... Neil ei olnud ka vaja. Nad olid võõrsil eduseisus, et ta võib-olla liialt ei kädistanud ka, aga
kõige ägedam. Ei Raino. Ei, mul lihtsalt jäigi see sama ebakindlus nagu meelde, või nagu, et millega välismaal tehakse, et näiteks Varjund tuli, võttis keskväljal palli, mitte kedagi ümber ei olnud, üks asi, jah, keegi oleks võinud öelda, teine asi, tea ja tunne oma ümbrust, nagu öeldakse see check your shoulder, asjad, pööra, mine, ole ohtlik ettepoole, et kui saaks nüüd selle mentaalse poole, et julguse, et näed, tegelikult on võimalik mängida küll ja paneks selle surve, sest teistpidi Iberia hakkas samamoodi pabistama, et nüüd ongi see mentaalne pool, kes kelle nüüd selle nii-öelda alla surub selle. Ma usun, et Floral on siin võimalus, lihtsalt mine julgelt peale, ütleks mina. Jah, meil kõige parem pool oli siis kogu see Iberia pink, kus oli lihtsalt 10 sõdedat meest, osad ei vaatanud ära staadioni tribüüni, kõik karjusid, jooksid, see Demtšerko röökis, abitreener röökis, et ime, et sealt niimoodi läks, seda ei olnud midagi hullu. Kujutan ette, neil oli boonused sellised. Sellest hoiti kinni. Siis teeme veel, mis siis oli Kalju Linfield, seal ma tein Heido ja Randy 30 sekundit, tervitan Nõmme Kaljut, et ainus spordiüritus või asi spordis üldse, kes nõuab, et fotograafi pildid oleks nende omand, vist ei ole sa kuulnud, et kui ma läks NBA-sse või kui ma vaatasime MM-il mängu, siis ei ole nii, et kui minu fotograaf on 6 tundi tööl, siis need on FIFA pildid, et need on ikkagi see, aga Kalju ainus nõue on see, et kui fotograafi pildid, et nemad võivad neid kasutada sotsmeedias, pressiteadetes, et need on täitsa nende pildid, siis ilmselgelt mina pean ka oma fotograafi kaitsma, et sellisele mängule see on mõeldamatu, et selles mõttes, kui me mõtleme, fotograaf läheb kohale, sõidab tund aega sinna, tund aega varem kohal, teeb 1,5 tundi töötleb neid, sõidab koju tagasi 6 tunni tööpäev, et me ei saa öelda, et Kalju, et fotograafid 6 tundi tööd, oled vihma käes näiteks 1,5 tundi, passib seal vihma käes ja siis Kalju ütleb, tore, need on meie pildid, et ei, et nii ma ei saa, et meie peame fotograafi kaitsma, sest me oleme India sudulased, sest ainsad lollid, kes läbi nädalavahetuse töötavad, ongi fotograafid ja spordiajakirjanikud. Et igas Kalju mängis ka Linfieldiga. Treenerid ja jalgpallurid ka. Et ma arvan, et see mäng, et rohkem ei vääri midagi, et mina olen solvunud natuke. Hegelmann versus Paide linnameeskond, seda vist nägin ainsana mina. Padamosi hakkab vormi tõusma Toksasilt ära, siis oli Sohna peale seda lõi penalti, aga siis Sohna ja tekitas ka penalti Armanavitšus, 1-1. Jube võrdne mäng oli. Esimese pool tundi oli vist maailma liiga koledam jalgpall. See oli see, kui tavaliselt on survel, siis see oli see, kus kumb ei julenud mängida. Et mõlemad kontrollisid mängu, et see oli humoorikas, oli jah, et Paide lükkas, kaitsel lükkasid söötu, keegi peale ei tulnud, siis ühe korra prooviti Padamoosile, kaotas kahevõitluse. Leedupad tulid, jaotasid palli, siis Paide venna panid söötu oma vahel, pikk pall Padamoosile, Padamoosile kaotas kahevõitluse ja nii oli pool tundi järjest. Paide puhul ohumärk on see, et see teine päris mängu lõpp kukkus ära, et seal vahetusmehed olid ja Anjeril tekkis küll üks võimalus, päris see viimased veerand tundi olid päris kehvad, et kohe Miller vigastada sai ja need nooremad Smirnovid, Nigulad peale tulid, ei teinud asja heaks, aga võib-olla nimede poolest Hegelmann võiks olla parem, aga meeskonnana ma arvan, Paide võiks edasi minna küll. Võõrsil viik on Võõrsil viik on väga hea, et sellega saab kodus edasi tegutseda. Ja siis Eesti jalgpalli lipulaev. Levadia 5-0, Peetson, Pedro, Roosnup, Ainsalu, Otto said värava või jalavalgeks Kärnaforni vastu. Madis Kaalep, mis seal toimus? Toimus ka see, et tegelikult üks meeskond oli ikkagi reaalselt üle, et kui siin rääkisime siin Flora puhul alguses, kuidas see tempo ja asjad on nagu liiast, siis praegu oli must vastupidi, et Levadia tempo oli sellele Velsi klubile nagu liiast ja palli liigutamiskiirus ja selle Levadia seal esimesel poolel paar korda proovis ka enda elu raskeks teha, aga tegelikult suures plaanis olidki nii palju üle lihtsalt, et seal ei olnudki mingit sellisest pinget nagu otseselt nagu ei tekkinud ka seal mängus, jah. Niisiis, jah, et seal on Levadia edasi, sellega lihtne. Madis Kaalep, kas edasi läheb Nõmme, me ei anna teie fotograafile atret, ärge tulge Kalju või siis Linfield? Vist on Kalju ikka. Vist on Kalju, ma ikkagi, Kalju oskab Euroopas mängida, ma arvan, see Andreev seal
paneb seal Põhja-Iirimaal need mehed ikkagi niimoodi mööda joont käima ja Linfieldil oli omajagu võimalusi. Oli küll, aga ma kuidagi usun Kaljut euromängudes, nad on nagu head tavaliselt. Paide versus Engelmann, seal vist on Paidel koduväljak eelis, et ainus, kelle puhul see alati meil ei tööta, aga loodaks sama. Iberia Flora, et seal vist kõige raskem raha paneks vist Iberiale, sest nad mängivad kodus ja neil on ühe väravine edu. Et teistel on see seis nagu lubavam. No tegelikult oleks lahe, kui kõik 4 võistkondas jätkaks ju nii-öelda teises ringis ka. Aga niimoodi nagu me arvasime, nii põhimõtteliselt läks ka ju. Jah, aga ma ütlen, et võib ka minna ainult üks, eks ole. Et kui... Flora nagunii mängib, on ju. Ja ma mõtlen jah, et kes võib ka ainult üks neist võib ka ainult 3, võib ka ainult Levadia lõpuks võita, eks ole. Seepärast, et Egelmann ei olnud, oli võrdne mänd, Kalju Linfield oli võrdne mänd ja Linfield on kodus ja ei saa muidugi, jah, et see mõttes on niimoodi lood. Kõik on lahtine. Vot, lõputusime Andres Rooperile siis, et mis on siis järgmine kontsert, kuhu sa minemas oled? Loomulikult küsiti seda mugel, kuhu lähme ja lähme uuesti. Ei tea veel. Vot, see oli seekordne saade, mis pidi kindlasti olema ainult 55 minutit ja rääkida nii palju, et läks nii, oleme juba toosuletutel hiljaks jäänud, vabandan Tundad lehest siin saates siis, et jõuame kohe. Ma kirjustan talle, et me hilineme. Ma kirjutasin ka, hiline see veel rohkem. No vot, ja lõpuküsimus siis Kalvet, mis on sinu lemmik Justin Timberlake'i laul ja miks? Ja noh, konkreetselt lemmikut ei ole. Konkreetselt, sest kõik lood on head. Väga ilus, kõik lood on head. Justin Timberlake on ikkagi USA Ivolinna. Ja see oli seekordne saade, öelge siis kuulmiseni, oleme taas eetris tõenäoliselt neljapäeval, kui on poolfinaalid mängitud. Jah, vot. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.